All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. And liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Oma karjääri jooksul olen juhendanud üpris suuri projekte ja tahes-tahtmata on olnud vaja pidada koosolekuid, et panna meeskonnad nagu ühes suunas marssima. Ausalt öelda, minul ei ole kunagi miitingut meeldinud. Juhendamise käigus on vaja kitsendada ja suunata osaliste sõnavõttu. Ja kui istun teiste poolt juhendatud koosolekutel, kahetsen, et konkreetseid otsuseid ei tule. Olen sageli ütelnud oma staabile, et koosolekud, kus on rohkem kui 2 inimest koos ja üks nendest pole boss, on aja raiskamine. Sama probleem on meil Eesti võimuladvikuga. Riigikogu on üleliia arvukas ja otsuseid teevad seetõttu koalitsioonid, mis ei arvesta rahva vajaduste ja soovidega. Kehvi otsuseid tuleb nagu saelaudu Vändrast. Nende seas on Kersti Kaljulaidi määramine presidendiks, alkoholi aktsiisi tõstmine, kooseluseaduse katsetused, Riigikogu saadikute õiguse andmised riigifirma juhatustes ja oma valitsustes osalemine, mis on otseselt vastuolus põhiseaduse 64 paragrahviga ja nii edasi ja edasi. Meie valitsus ei tööta vastavalt meie lootustele ja ootustele. Põhjuseid on palju, aga siin rõhutan just koostöö probleemidest. On levinud arvamus, et mida suurem arv tegijaid, seda kiirem ja parem on töö tulemus ja töö maht. Külad, töötalgude ja ehitustööde käigus see nii näebki. Rehepeks laabub kiiremini, kui rohkem naabreid tuleb appi. Paned rohkem mehi ehitusobjektile ja ehitus valmib kiiremini. Aga kui rehepeks saab tehtud 10 inimesega 10 tunniga, kas võib siis ka arvata, et kui paneme 1000 inimest masina juurde, siis võtab ainult 1,1 tundi. Töö, mille saavutused olenevad töötajate arvust, võib teaduslikult kirjeldada kui lihtsat lisandmudelit. See oletab, et iga käepaar mõjutab võrdselt töö tulemust. Lisandmudel on nagu köievedu. Paljud arvavad, et mida rohkem inimesi on meeskonnas, seda kõvemini nad jõuavad koos tõmmata. Paljudel pole kahjuks ka õigus. Oletame, et mina jõuan üksi tõmmata 75 kilogrammi jõuga. Võiks ju arvata, et kui lisame ühe sama tugeva inimese, siis oleks ühine kõie tõmbamisjõud 150 kilogrammi. Paraku kaotavad aga mõlemad koordineerimise käigus tõmbamisvõimet ja seetõttu tõmmatakse kahekesi ainult 140 grammi jõuga. Kui lisame 3. inimese meeskonda, teoreetilise 225 kilogrammi tõmbejõust jääb ainult 200 kilogrammi jõudu. Ja kui lisame veel 4. mehe, siis kogu meeskond tõmbab umbes 250 kilo jõuga, mitte teoreetilise 300 kilogrammise jõuga. See pöördvõrdeline suhe grupi suuruse
ja individuaalse panuse vahel on ammu teaduslikult tõestatud. 1913. aastal kirjeldas seda Prantsusmaa põllumajandusinsener Maximilien Ringelmann. Ja seetõttu tuntakse seda Ringelmanni efektina. Ringelmanni efekti juures on tähtis see, et iga lisandmudeli juures tuleb ette piir, mille ületamisel inimestel lisamine tööd ei kiirenda ega tulemust positiivselt ei mõjuta. Ringelmanni efekt mõjutab mitte ainult ehitustööd ja töötalge, see kahandab tublisti Toompeal istuva Riigikogu tõhusust. Minu argumendile võiks vastu vaielda väitega, et Riigikogu töö pole üldse kõieveo ega talgude sarnane. Riigikogu teeb või vähemalt peaks tegema intellektuaalset tööd, kaalub informatsiooni ja otsustab, mis on parem lahendus. Näiteks arutame otsustusprotsessi, mida oleks võinud kasutada olla õlleaktsiisi määramisel. Ossinovski oleks võinud tulla Riigikogu kõnepult ja öelda, riik võttis maksumaksjatelt 100 liitri õlle pealt 9,13 eurot iga etanooli liitri pealt. Seega, kui oli 5% alkoholi õlumahust, siis 100 liitri pealt aktsiis oleks 9,13 korda 5 või 45,65 eurot. Kui palju me järgmisel aastal liitri pealt tahame saada? Saalis oleks võinud olla mingi jutusumin ja iga saadik oleks võinud siis pakkuda aktsiisimäära, mida nad õigeks arvavad. Siis võiks võtta pakutud määrade keskmise ja sellega määrata uus aktsiis, näiteks siis 18,26 eurot iga etanooli liitri pealt, mis on 100 liitri õllemahus. Aga miks oleks üldsegi vaja neid 100 Riigikogu liiget üldse saali kutsuda sellise otsuse tegemiseks? Kas poleks sama efektiivne, kui saadame nendele e-posti? Seletame aktsiisi määramise ja palume neil pakkuda oma arvamine järgmise aasta aktsiisi määraks. Palju odavama palgaga kantselei töötaja võiks samuti keskmist pakutud aktsiisi arvestada ja sama hea tulemusega. Ja kindla pealt väga sarnane tulemus oleks, kui saaliks otsustajaid või e-posti saajad oleks ainult 25 või 51. 101 liikmeline otsustajate kogu ei tee tulemust paremaks. Seda on nad juba tõestanud. Ja see ongi point. Valitsus läks täitsa rappa oma alkoholiaktsiisiga. Selle asemel, et aktsiisitõus teeniks valitsusele raha, eestlased sõidavad Lätti odavamat alkoholi ostma ja maksavad aktsiisid Lätile. Totra otsuse puhul Soome alkoholituristide arv kahaneb ja sellega seoses Eesti restoranide, majutusasutuste ja taksode sissetulekud. Grupi otsustusprotsess on sellistes asjades hea ainult siis, kui otsus on lihtne ja igal otsustajal on suur tõenäosus õigelt otsustada. Ükskõik kui suureks otsustav grupp ajada, suuremalt grupilt paremat otsust ei tuleks ja õige otsus tuleb nähtavale väiksema tõenäosusega. Võiks ju ka vaielda, et grupi otsustusvõime pole sama kui probleemi lahendamisvõime. On ju võimalik, et probleemi lahendamine on tõhusam suurema grupiga. Vanasõna ju väidab, et mitu pead on parem kui üks pea. Probleemi lahendamine oleneb aga probleemi tüübist. Võime tuvastada 2 sorti probleeme. Ahaa-probleemid ja suhtelised probleemid.
ahaa-probleemideks võib nimetada neid, mis võivad olla keerulised, aga millel on üks selge lahendus. Kui oled selle lahenduse leidnud, võiksid hüüda ahaa! Sellest momendist, kui ühel inimesel on lahendus selge ja teised grupi liikmed sellest aru saavad, on kõik rahul, et õige lahendus on leitud. Siin on näidis ahaa-probleem. Talumehe varanduseks on hunt, kits ja kapsad. Tulles jõe äärde, leiab ta sealt väga väikese paadikese, millesse mahub talumees ise ja üks omandistest. Kuidas talumees siis ületab jõe? Kui jätab hundi kitsega, sööb hunt kitse. Kui jätab kapsad kitsega, sööb kits kapsad. Kui teie pole veel lahendusele jõudnud, siis siin see on. Talumees viib alguses kitse üle jõe, jättes hundi kapsastega. Talumees sõuab üksi tagasi ja siis viib kapsad teisele kaldale. Aga teiselt kaldalt võtab ta sealt kitse jälle peale ja tuleb sellega tagasi ja jätab selle esimese kaldale, kust võtab hundi. Ja hundi viib siis üle jõe kapsaste juurde. Talumees siis sõuab tagasi ja võtab kitse paadikasse ja viib kitse, hundi ja kapsaste juurde. Ahaa! Kui sellise ahaa-probleemi anname keskkooli õpilastele lahendada 2 minuti jooksul, suudab mingi protsent nendest seda antud aja jooksul teha. Oletame, et lahendamise tõenäosus on P lahendus. Siis mitte lahendamise tõenäosus on 1 miinus P. Teoreetiliselt tõenäosus, et N-liikmeline grupp ei lahenda ahaa-puslet, on siis 1 miinus P tõstetud N-te võimule ja tõenäosus, et N-liikmeline grupp lahendab probleemi, on siis 1 miinus P tõstetud N-te võimu. Nende valemitega on võimalik teoreetiliselt ennustada, kui edukalt erinevad grupi suurused lahendaks ahaa-puslet. Kui P on 2, siis rehkendame, et teoreetiliselt 2 inimest peaks lahendama puslet 36 tõenäosusega ja 10 inimest peaks lahendama puslet 76 tõenäosusega. Aga siis me võiks ju võtta päriselt, koostame grupid erinevate suurustega ja vaatame ja võrdleme teoreetilist lahenduse tõenäosust aktuaalgruppidega. Jälle peame tõdema, et suuremad grupid ei tööta paremini kui statistiliselt koostatud grupid, milles inimesed töötavad eraldatud. See graafik esitleb kokkuvõtte ahaa-probleemide lahendamisest. Sinised punktid märgivad teoreetiliselt võimaliku probleemi lahendamise tõenäosust. Oranžpunktid näitavad tõelist tõenäosust. Selgelt grupi lahendusvõime on väiksem, kui oleks loota. Grupid ei lahenda probleeme sama hästi kui üksiktöötajad, sest tutvustamised, kuulujutud, nalja tegemised, koordineerimised viidavad aega. Ja veelgi tähtsam on see, et kui grupi suurus ületab 6 või 7 inimest, siis inimeste lisamine ei paranda oluliselt grupi lahendusvõimet. Ringelmanni efekt toimib ka grupi probleemide lahendamisel. Ja mida siis võime arvata, kui paneme järgnevas fotos näidatud grupi tööle? Harta jääkeldri koostöö kogu ei lahendanud mitte ühtegi Eesti valitsemisprobleemi.
ja kui isegi selle grupi suurusega ei saanud suhteliselt lihtsaid ja juba avalikustatud probleeme lahendada, mida on loota siis sellest grupist? Kah mitte midagi. Europarlamendi täiskoosseis ei mahugi pildile. Selgelt siin saalis küll tööd ei tehta. Olen proovinud selgeks teha, et suuremad hulgad ei tee paremat tööd ja see nii ongi. Aga esinduslik valitsus põhineb esindajate valikust. Demokraatlikus riigis tahame, et valitsejad esindaksid oma rahvast. Aga kuidas see välja kukub partei keskses esindusdemokraatias? Prognoos pole hea ja Eesti valimisseadus teeb selle mitmeid kordi hullemaks. Inimesed on suutnud paljudes olukordades koos elada, isegi väga suurte põhimõttelise lahkarvamustega. Usklikud ja mitteusklikud, kodanikud ja immigrandid, kapitalistid ja töölised, rikkad ja vaesed, talumehed ja jahimehed ja nii edasi. Enamasti sellised erimeelsused ei lõpe üksteise tapmise, anarhia ega tänavakaklustega. Hiljuti aga hakkab vägivalla kasutamine esinema, aga üha sagedamini. Islamistid pommitavad, pussitavad ja ründavad. Homod demonstreerivad tänavatel ja homovastased loobivad neid siis epiteetide või tänavakividega. Mitmes riigis on parlamendisaadikud rusikatega üksteisele kallale läinud. Näha on positsioonide ja erimeelsuste kõvenemist. Ja see kutsub esile konflikte. Vaatame ükskõik millist erimeelsust, näiteks suhtumist homoseksuaalsusesse. Küsitlused selgitavad rahva suhtumist sellel teemal. Suht vähe on vasakpoolseid, kes marssivad homoparaadidel ja reklaamivad oma elustiili tänavatel ja koolides, kes nõuavad samasoolist abiellumist, kooselu ja laste kasvatusvõimalust. Samuti pole palju parempoolseid, kes nimetavad homoseksuaalsust haiglaseks, kõrvalekaldeks ja taunivad samasoolist abielu ja kooselu. Suurem hulk rahvast on kuskil vahepeal ega hooli teemast nii palju, et oma arvamusi avalikult väljendada. Kui keegi rahvast üles ei kütta, siis mõlemad äärmuslased saaksid elada vaikselt ja rahulikult üksteise kõrval, teadmises, et suurem osa inimesi lepib olukorraga. Populistlikud poliitikud tunnetavad isegi kõige väiksemaid arvamuslõhesid rahva hulgas. Kergem on meelitada üksmeelseid oma parteisse, kui neid, kelle arvamused pole kivistunud. Parteid valivad oma loosungid ja platvormid just selleks, et mobiliseerida toetust nende seast, kes on üksmeelel. Vasakpoolne partei ei vali liikmeid terve rahva hulgast, vaid vasakpoolsete vaadetega hulgast. Samuti parempoolne partei ei vali liikmeid laia rahva hulgast, vaid parempoolsete hulgast. Tagajärg on selline, et partei liikmed ei kajasta enam rahva tõenäosusjaotust, vaid polariseerituid vaateid. Selles näites EKRE liikmed tulevad mitte tervest jaotusest, vaid ikka konservatiivsete hulgast. Seega nende keskmine vaade eraldab tublisti rahva keskmise vaatest. Samuti sotside liikmed tulevad mitte tervest jaotusest, vaid ikka vasakpoolsete hulgast. Ja nende keskmine vaade on rahva keskmisest vaatest tublisti liberaalsem.
aga erakondadesse astumine on, ainult erakondadesse astumine on tublisti mõjutanud arvamusi nõnda, et kumbki erakond ei esinda enam rahvast, vaid kitsendatud rahvakihti. Valimised kitsendavad vaateid veelgi. Kui rahvas on sunnitud valima saadikuid Riigikogu parteidest, siis nende valikuvõimalused on ainult juba kitsendatud vaatetega parteide hulgast. Need, keda Riigikokku valitakse, on veelgi rohkem kitsendatud äärmuslikkude vaadetega ja ei kajasta rahva tolerantsemat suhtumist. Kitsendamine ja äärmusliku seisukohtade kivistumine toimib igal korral, kui valitakse töögrupp või juhatuse liikmed või esindajad piiratud koosseisust. Ja üks kitsendatud vaadete väga kahjatsemisväärne tagajärg on parteivaheline konkurents. Selle asemel, et saadikud rahva hüve esindaks ja otsiks keskmist lahendust, mis peegeldaks rahva seisukohta, parteid mängivad omavahel nullsumma mängu, milles üks partei teeb teisele ära. Ükskõik mis teemat partei esindajad koos arutavad, nende vaated on rahva vaadetest äärmuslikumad. Kui ühel parteil pole otsustav enamus parlamendis, siis nemad peavad valitsema koalitsioonis. Peaaegu alati koosnevad sellised koalitsioonid ühe suurema partei ja äärmuslikuma partei partneriga. Kui veel arvestame, kui peab arvestama äärmusliku poliitikaga, siis on ju selge, et koalitsioonipoliitika kajastab isegi veel vähem rahva üldseisukohta. Selle kui tulevad totrad seadud, mõttetud seadused ja seadused, mis vajavad parandusi. Ainult siis, kui äärmuslikud vaated on eemaldatud otsustav gruppidest, esindab valitsus oma rahvast. Ja kuidas siis seda teha? Mina nimetan seda perseaugu probleemiks. Kui keegi on perseauk, see on ju tema probleem. Kui aga see perseauk on poliitik, kellel on võim minu perekonna, minu sissetuleku, minu töövõimaluste, minu pensioni, minu elutaseme ja minu rahumeelsuse üle, siis see poliitik muutub minu probleemiks. Kui teie olete minuga sama meelt, et valitsuses on selliseid perseauke üleliia, siis kohustus neid paika panna on meil. Meie peame need kahjurid eemaldama. Ja kuidas? Esimene ja lihtsam viis, kuidas rahvas ohjad enda kätte võtab, on valida ainult üksik kandidaati, kes ei kuulu mitte ühtegi parteisse ega valimisliitu ja seega esindab paremini rahvast. Teiseks, peame toetama katseid vähendada parlamendi suurust. Kolmas, peame sundima Riigikogu saadikud töötama ainult tähtsate määruste kallal. Seega, igal seadusel peaks olema loojangu aeg, millal seadused kaotavad oma kehtivuse. Saadikutel oleks siis vaja olemasolevaid seadusi läbi vaadata ja uuendada ja parandada, mitte uusi vähese tähtsusega lolluseid rahva pähe kuhjata. Neljas. Saadikute ametiaeg peab kah olema piiratud. Pole vaja sama saadikuid sama tooli soojendama, kuni on suutnud enda lemmikprogrammi seadustada.
Ja 5. Partei nimekirja järjestust peab kõrvaldama. Parteist saadikud peab valima mitte nende äärmusliku vaadete pärast, vaid nende populaarsuse pärast, et nad paremini esindavad rahvast. 6. Ja viimane ettepanek on minu arust kõige tähtsam. Lepime kokku, et hääletame ainult saadikukandidaatidele, kes avalikult lubavad, et nemad loobuvad oma nimekirja järjekorrast nendele, kes on nendest rohkem hääli kogunud. Lõpetame partei nimekirjad ja paneme avalik Eesti elu õitsema. Minu head tuttavad, kes on selle juttu vaadanud, räägivad õigelt, et gruppide otsuste kvaliteeti mõjutab ka gruppide koosseis. Paremad liidrid, targemad grupi liikmed, positiivsemad kogemused ja hästi struktuuritud juhtimine on paremate otsusteks olulised. Aga fakt jääb ikka selliseks, et paremaid liidreid ja targemaid liikmeid on lihtsam leida väiksematele gruppidele. Ja kuigi mõned parteid tõesti esindavad rahva keskmist paremini, praegune süsteem pole meile suurt edu näidanud. Kuni meie liidrid ei täida rahva nõudlusi, peame asjad oma kätte võtma, valimiste kaudu. Alustame minu 6. punktiga. Hääletame ainult nendele, kes lubavad, et nad loobuvad oma järjekorra positsioonist nendele, kes on rohkem hääli kogunud. Juhtimine pole raketiteadus.